Tervis, kallid vaatajad, oleme jõudnud oma vahuri seikluse järgmisele kohale. Kogusime siis ühe live-streami abil 1511 eurot ja 14 senti. Oleme saanud vahuriga kontakti, saame temaga varsti pargis kokku. Sealt edasi lähme ühe Tartu linna sotsiaaltöötaja juurde, kus üritame siis selgusele jõuda, milline oleks parim lahendus vahuril hetkel. Head uudis on need, et vahur on saanud nüüd 2 ööd öömaja oma sõbra juures Kambjas, kus ta on saanud siis puhata, mitte ei ole pidanud väljas magama. Ja nii lihtne ongi. Loodame, et see raha läheb ilusti kasutusse ja meie siin otsustatud meeskond tahab tänada kõiki neid 80 inimest, kes on oma toetuse andnud. Et pärast live-streami tuli ka meile 2 inimest, kirjutasid meile, et soovivad toetada ja võtsime avasüli need vastu. Nii et suured tänud teile. Praegu on veel väga palju lahtist informatsiooni, et kas ta saab kodu, kuidas ta saab endale elamisaseme. Aga üks on kindel, et inimesi soovib veel ja veel aidata. Üks lahka abielupaar Tartust on ka kirjutanud, et kui vähegi võimalik, kui teil on rohkem infot, siis me saame teid suurema summaga toetada riietega, voodipesuga. Ja samuti tuli üks 50 euron ülekanne ja 20 euron ülekanne, mille me lisame siis otsa nii palju kogutud summale 1511. Ja siis praegu ongi, et küsime vahurilt, mis sul vaja on. Äkki sul on vaja osta süüa midagi, uusi riideid, uusi jalanõusi. Toetame teda siis summaga, mis te olete andnud ja peame plaani edasi, mis ülejäänud rahaga vaja teha. Nii, olemegi pargi juures siin Tartus. Nägime juba kaugelt vahurit. Minu jaoks esimest korda, tutvun temaga esimest korda. Operaator juba vana tutta, aga annan mehel käppa, küsime, kuidas ta läinud on ja panen plaani paika. Tervist, mina Sander. Meeldib. Tšau, vahur. Seda meest tead. No kuidas läinud on praegu? Päevad 2. Mitte hästi. Aga mul on mõnes hea uudis. Tegime siin otsa ülekande, nagu operaator lubas. Ja inimesed toetasid, 80 inimesed toetas. Et Eesti rahvas ikka kui vaja kokku hoida, siis hoiavad kokku. No eks nad ikka jah. Et süda läks ikka soojaks sinu jutu peal seal. Nii väike jalutus käik siin vahuriga juttu puhunud, aga me ei olegi ütlenud. 80 inimest annetas siis umbes 1500 eurot, pluss veel pärast kirjutas meil üks abielupaar, kes soovib ka toetada, kas siis võib-olla voodilinadega või suurema summaga. Et summa on 70 eurot. Pluss 70 eurot tuli ka veel ülekannetega. Et summa on tegelikult korralik. Et ma ei tea, kes küsid, kas sul on kohe vaja midagi osta või kuhu kohe raha saaks panna äkki. Et mingi esmavajalik asi kätte saada või... No kui ütleme, kui raha ma saan, eks näiteks, siis ma ise muretsen. Ise muretsed, aga mis sa näiteks kohe muretseksid, oskad öelda? No mingi korrati riided näiteks kõigepealt. Aga äkki me riided saaks mingisuguselt sellelt tootjalt, mingid ettevõtjad, kes meid äkki aitaks. Aga õige, aga sellegi poolest me annamegi siis esimene summa üle, mis me mõtsime, et me võtsime välja alustuseks praegu võtsime 270 eurot. See ma loodan, et aitab. No, muidugi. Nii, 100, 150, 200, 250 nii, näite siia ka uuesti ja 270 eurot on just olemas. Vahur, pane ilusti see taskusse endal kuhugi. Panen kohe rahakotti. Rahakotti, super. Super lõks. Aga mis on lugu, et selle 1300 euroga, et praegu hoiaks enda käes, kuni käime sotsiaaltöötaja juures ära. Saame infot vaata. Super, et sulle sobib see, kui ma hoian praegu. Väga hea, sellega loodame, et sa saad ikka nüüd natukenegi paremaks endal. Et just, et kehvasti olid mõned 2 päeva, ikka oli külm või kuidas oli? No, külm ikka. Ei, no ma sain sõbra juures olla seal öösel. Okay. Kambjas. Super. Aga muidu ma 7 ööd päeva olen väljas olnud. On ikka. Ja telgis ikka ajanud asju või? Ei, telgi, ma ei tea, kus see telgi. Telk on ka läinud? Pole olnudki. Okei. Pole olnudki telki või? See oli ammu. Ammu seda? Paar aastat tagasi. Enam ei ole sellist asja isegi. Aga praegu, kuidas praegu elu käib siis? Ma mõtlen paar aastat tagasi, siis kui need külmad ajad olid see -20, et siis olid ju telgis. -18 oli kõige rohkem. Et siis olid ju telgis. Jah. Ja kus sa telgis olid siis? Siin samas kuradi selles, kus see sots maja on. Seal aia taga rahuta ääres. Aga siis kohe keegi ei tulnud abi pakkuma? Ei tulnud. Politsei viis ära kuradi lupp ja ükskord. Ja kuskil oli keegi sinna interneti ka pannud siin mingi. Oli? Ma ei teadnudki seda. Väga huvi. Aga kuidas nüüd siin praegu, et ma mõtlen, et viimane aasta või poolteist, kuidas praegu siis läinud on, et oled ikkagi kuidagi, kus sa maganud oled või kuidas see on? Ei, no mul oli üürikorter. Aga mis siis juhtus? Aga see omanik tahab jälle tagasi saada, et vabaks teha, eks ju. Ja siis olid igast jamad seal vahepeal, siis tahtsin minna hooldekodusse. No sinna ei saanud, et ei ole nii suurt viga. Okei. Et täitsa sant pead olema, et sinna saada? No umbes jah. Mina olen seal olnud päris. Algul oli üks tuba, eks ju. Üks tuba. Oma ette. Tip-top esimese korra. No sain seal vist 2 nädalat olla kõige rohkem. Siis öeldi, et nüüd lähed teisele korrusele. Seal juba 8 toas olid.
enesega. Aga seal on jälle niiviisi, et kui õhtul käid linnas, no käib päeva läbi vahi seal. Ja seal saab üldse olla päev läbi või peabki mingi hetk välja tulema? Ei, teise korrusel saab, alla ei saa. Okay. Et siis iga õhtul seal puhu, et sa ei oleks mingi promille, eks. No nagu pool vanglat põhimõtteliselt. Ja siis tuleb, kui ongi promillid, siis saatakse alla euroks kutsutakse põranda peale. Ainult põranda peale. Magad seal. Ja seal tuled need igased sitikad kallale. Mina ei tahaks sinna elu jooksu minna. Siis me teame, siis me saame sotsiaaltöötajale ka öelda, et seda varianti pole mõtet pakkuda. Oled olnud, tead, mis on, miks me peaks uuesti proovima, ei proovi. Siis me teame, väga hea. Ja tervise seisukohalt on sul see parem jalg spordi pärast, on ju? Vasak, jah. On spordi pärast lihtsalt see puus. No ma arvan, et see on tagajärg lõpuks. Sai nooruses hüpatud ja karatud või? Ei, ma jooksumees. Jooksumees? Ja nüüd annab tunda lihtsalt. Põlv ja puus ja selge kõik. Eks ta tuleb. Arst ütleb, et kulund on. Kulund? Jah, et vaata passi. Et vanus juba tiksub peal, jah? Ma ütlesin, mul ei olegi passi. Kuhu vaadata? See kontonumber on sul olemas? On. jah? Super, siis kontonumbrid. Siis kui me saame sulle selle peaalus ära, varjualus ära, siis me saame sulle kontole kanda raha. Ja siis mõned inimesed küsisid otse sinu kontonumbrit, saame selle ka veel alla panna. LHV pangas. Super, väga hea. Aga LHV pangaga operaator rääkis, et üks huvitav lugu oli, et oled maganud isegi seal näiteks. Ja siis ise oled seal pangas klient, aga oled maganud seal vahekoridoris. Ja see, kus see raha saab välja võtta. Just, et. Ise vaatan öösel, kuradi aparaat see on. Ise on seal mitu korda raha. Ise oled klient. Aga seal kaua said olla? Ajas keegi ära lõpuks või? Politsei ütles, et ma sain paar ööd olla. Aha, midagigi vähemalt. Külmal ajal ikka, muidugi. Aga noh, seal siuke ruum. See on ikka pisik. See on ikka väga väike. Kõva kaju, kurat, puus. Ja seal annab jälle tunda valu. Ja siis on hea, siis on meil mingi plaat paigas. Kahjuks sul on see ka, et sul oli vist kõhunärmevähk, eks ole? Eesnärmevähk. Eesnärmevähk. Kui ega ise ei oska tunnetada. Ta ütles mulle, et kui operatsioonile ei lähe või ei tule, elad 5 aastat. Ja kunas ta seda ütles? Aasta tagasi? Aasta tagasi. Nüüd juba üle aasta. Natukene. Aga nüüd on alla 4 aasta jääd. Alla 4 aasta arsti hinnangul. Sotsiaaltöötajad, see, kellega me telefonis rääkisime, tundus küll, juba teadis, sa korra olid uudistes ja juba helistasime hommikul infoliinile. See vahur. Sina panid selle sinna pildi või? Ei, meie tegime, pildi, jah. Juba helistati mulle. Kuule, sa oled kuulnud. Tunti ära kohe vahurmees, jah. Selle. Aga oli ju arvas kõik mäletavad mütsi. Värgi järgi. Aga väga äge pilt tuli seal, nagu see looga läks kokku täpselt, oledki seal raudteejaamas ja niimoodi. Aga jah, infoliinile helistasime hommikul ja siis see sotsiaaltöötaja, kes oli infoliinil, viskas niimoodi informatsiooni, jumal hea ütles, et minge kohe sinna raudteejaama juurde, on kõige lähedamal, lihtsam. Kui ta on Tartu elanik korras, minge rääkige, minge sage kokku. Olen küll, jah. See on super, siis on super. Jah, siis on kõik nagu olemas. Siis lähmegi sinna, saame selguse majja, kuidas teeme. Räägi, kuidas siis meie see kohtumine oli seal raudteejaamas? Mina käisin ringi nagu ikka öösiti tarat hiilimas. Vaatan üks mees öösel kell 3 raudteejaamas. Ja siis tuli mulle juurde ja ajasime juttu pikalt laialt ja leppisime kokku kohtumised ja värgi. Aga väga äge ju, et kohtusime. Ja eriti öösel. Öösel, kell 3. Ei olnudki kell 2, kell 3 oli. Jah, 3. Ei, sa mäletad, sa andsid mulle veel mandariine. Jah. Sul rohkem toitu ei olnud, sul olid ka ainult see kott mandariin. Mandariin toid, jah. Aga siin on veel see, kui sa olid Corotto kosmos, siis ma rääkisin ka Vahuril just, et mulle meeldis su suhtumine, et mis mul kaotud on, teeme ära. No mõttegi, jah. Et täpselt, et abi pakuti, teeme video, teeme ära, teeme ära. Jah. See mulle meeldis. Aga muidu, Vahur, milline mees sa oled, et kas klaas on pool tühi või pool täis? Kuidas sina ütleksid? Ahaa. Jah. Ma ütleks siis, et pool tühi. Pool tühi? Jah. Ja siis, kui hästi läheb, siis oleks pigem pool täis. Siis võiks juba täis olla. Siis võiks juba täis. Et poolikuid klaase tegelikult ei olegi vaja. Ei ole. Jah. Et kas on täis? Kui, siis kui. Jah. Ja mis seal Norras ehitsid on meeles ka? Need maju panime kokku. Järjest läks siis, et jah? Mul ka mõned tuttavad ikka läinud. Alasasvalt telkusime ja täpselt ilmi oli. Mis sa sellega esialgu kohe osta tahaksid?
ma ei tea, aga üks hakkab midagi meeldima. Aga... Kindad, kuidas ma seda mõtlesin. Jah, aga mis selle kindaga juhtus, et üks jäi vist bussi? Buss, jah. Ta juhtub kõigil. Ei, pärast läksin bussi käest käi küsimas, kas mingi kinnast ei ole näinud. Yeah. Näita, mul on laste kindad. Need ka minu omad ei ole. Käpikud, nii väikest käpikud. Ei, no see suuremad vähe, mis jäetud oli, aga ei olnud minu omad enam ei olnud. Ja siis sul oli üks kell ka, eks ole, mis siis ära see läks siin ära. Siit samast ju? Jah. Magamise ajal siis keegi võttis ja jooksis. Jah. Veneläne kurat oli. Ma ütlesin, anna kell tagasi. Oli põla ma olin üle aia juba minekki. Aga nüüd saad näiteks uue kellaga endale selle eest võtta. Toh, jah. Ma võin näidata, kus ma magasin. No, olen vaatama. Aega meil on praegu. Jah, praegu on täpselt. Siia on tee tehtud. Siin on tee, jah? Siin on uuendused. Aga varem ei olnud siis siin teed? Ei olnud. No jalgtee oli. Siis mulle telk oli mul siin. Siin samad? Siin kuskil, jah. Siin oli nagu see vana aetas põhimõtteliselt. Või ei olnud siin midagi? Oli küll aed. Aed oli ees, jah? Jah, nii kui sealgi ütleme siuke. Ongi, okei. Aga siit keegi ei kõndinud ühe sõnaga siis? Ei, kõndisid ikka. Aga kõndisid ikka? Rahvasega käis, jah. Ja telk oligi, ei, telk oli sealpool, mitte siin. Okei. Aga maja tagasi ütlesid jah, siis tehti? Jah. Ja siis oli see madal aed siuke siin. Okei. No siis venelane panigi üle aia ja pani üle raud. Samast panigi? Jah, jah. Aga vaata, huvi. Aga kaua sa siin magasid siis? Kurat ka. Telgise me elasin 1,5 aastat. Aga mitte siin ainult. Okei. Nõlvakul ka seal, kus on praegu need teed tehtud seal, kus sa tead. Igasugust, jah. Seal, jah. Aga vaata, mis kokkusattumus. Mingi aeg oli telgis siin ja nüüd me lähme küsime sellest samast majast abi. Meetri kaugusel, kiviviske kaugusel. Ja loodame, et saame ka. Keegi ei tulnud küsima, et kuule, kas sul midagi vaja. Et selle aja jooksul mitte keegi ei tulnud. Väga huvitav. Ega ma muidugi päeval ei olnud, ainult öösel. Jah, seda küll. Jah, võib-olla öösel keegi ei märka. Öösel nägid ainult vargad ühes. No jah, venelane nägi. Ja mitte sind, vaid kella. Kella, just. Sinust oli ju suva, sinust oli kella. Mul oli käsi niiviisi püsti, kuidagi huvitav. Täpselt olid pannud. Et ta mõtleski, et sa pakud talle. No kes teab, kuidas ta mõtles. Kes ei tea, kuidas Pätt mõtleb? Pealuud ei tea, jah. Nii tegime majal tiiru peale, aga ühesõnaga nüüd lähme kolmeksi sisse. Paneme selle plaani paika, sotsiaaltöötajal on infot, mis meid kindlasti abistab. Me teid sinna kaasa ei hakka võtma, aga hoian teid kursis, nii et näeme juba varsti. Nii, sotsiaal- ja tervishoiu osakonnast tulime välja siin samas Tartus raudteejaama kõrval ja saime väga informatsiooni, et kuidas võiks edasi käituda. Lihtne, lühike plaan on see, Vahur nõustus meiega, et üritame leida ikkagi talle üürikorteri, mille võtame tema nimele ja selle raha, kes me oleme kogunud, saame vähemalt 2 kuud ilusti ära maksta, seega saab mees jälle rahulikult hinge puhata seal ja hoogu koguda. Nii et Vahur, ma loodan, et me näeme juba kolmapäeval, me helistame kindlasti, anname teada. Oleks palunud küll. Oleks tore küll, aga kus sa praegu olla saad? On sul väike ööbimiskoht olemas? On, praegu on olemas. On olemas, väga hea, siis ei pea selle pärast muretsema. Ei, praegu ei pea. Raha on ilusti taskus. On. Väga hea. Ja jääb sinna. Jääb sinna. Kindad ikka võid osta, kindad ja ikka jääb parem. Aga Telo ja lähedal, ma anname teada. Kella ka. Kella võid kosta muidu, kell ju läks siin samas kaotsi. Aga hea, meie hakkame korterit otsima. Jõudu siis tööle. Jõudu tarvis. Ole mõnus. Noh, davai. Vahur, davai, näeme. Ole tubli. Tšauks. Midagi on, siis helista. Tšau. Seal meie kangene läheb. Kuulsid, jõudu tööle. Ja ongi Vahur ilusti saadetud Hõõmaja poole ja lugu on siis selline, kallid vaatajad, et Vahur oli nõus, väga nõus, et me üritame teile nüüd elukoha üürida välja ja meie saame siis selle toetuse raha eest vähemalt talle 2 kuud kindlasti ära maksta, pluss tagatisraha. Ja siit ongi abivalve teile vaatajad. Meil oleks vaja Tartus üürikorterit, mis oleks alla 33 ruutmeetri. Seega, kui sa tead kedagi, ise üürid, oled maakler, tead sõbra, sugulast, kirjutage meile siia kommentaari, Instagrami või Facebooki, sina otsustad, saame kokku, räägime läbi, sest leping on vaja teha Vahuri nimele, aga meie garanteerime seda, et me saame vähemalt 2 kuud kindlasti ära maksta, sest Vahuri hingel on veel 1311 eurot head inimeste poolt. Nii et püsige meiega ja püsige Vahuri teekonnal. Ja siia ilmub Vahuri nimi ja kontonumber, kui soovite teda tema teekonnal abistada.